Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse kalad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 23. veebruar kuni 1. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin peoga. Et on pidu ja tralli, no ma ei tea, võib-olla teid on kutsutud vabariigi aastapäeval mõnele peole, kus te saate tunnustuse, sellepärast et siin kõrval on kohe võidupärja kaart. Ja võidupärja kaart tähendab tunnustust, tähendabki võitmist, tähendab mõnda autasu, võib-olla on teid siis välja valitud. Praegu on ju see aeg, kus igasuguseid asju, autasusid jagatakse, kes saab teenetemärke, kes saab muid riste, et võib-olla on siis teid ka sinna peole kutsutud, no igal juhul teid tunnustatakse. Kas teid tunnustatakse töö juures, tunnustatakse teid perekonnas, suguvõsas, tunnustatakse teid riiklikult või hoopiski kohaliku omavalitsuse poolt. Võib-olla saate ametikõrgendust töö juures. Mis iganes see on, olete te sellega rahul ja olete selle auga välja teeninud. Ja pidu on ka alati tore. Et selline lõbus pidu, selline tore seltskond, natukene muusikat, natukene tantsulöömist. Ja edasi tulevad uudised. Et siit tuleb karikate baas heade uudistega ja edasi tuleb siit karikate 2. No karikate 2 minu jaoks tähendab hingesugulast. Ta tähendab mõttekaaslast. Tähendab sellist inimest enda kõrvale, kes on nagu 2 jalaga maa peal, kes on nagu teie inimene, kellega te saate ennast vabalt tunda, kellega te ei pea oma sõnu kontrollima, kellega te ei pea nagu mõtlema, et kuidas ma istun või kuidas ma astun või mis ta minust mõtleb. Te saate olla teie ise. Et selline inimene kulub meile kõigile elus ära. Alumises reas on ülem preester, see viimane kaart, mis teie nädala lõpetab. Ja on müntide kuningas ja on maag. Müntide kuningas on selline stabiilne meesterahvas. Temal on rahaasjad korras, tema on 2 jalaga maa peal, tema teab, mida ta endale lubada võib, mida tal vaja on, ta niisama nagu endale kusagile tagavarasid ei korja, niisama ta ei lähe mitte midagi kuskilt endale hankima, aga kui tal on vaja, kui tal on midagi katki läinud, siis ta läheb, tal on need vahendid olemas, et endale osta ükskõik, mis tal katki läks, on need talvesaapad, mis katki läksid, on see pesumasin, mis on puruks läinud või uus külmkapp või hoopis jopelvarukas küljest ära tulnud. Ühesõnaga, mida temal on vaja, selle tema võib endale lubada, et tema rahaasjad on korras. Aga ta niisama tühja tähte ei larista, emotsiooni osta ta kindlasti ei tee. Et kui te olete ise see 2 jalaga maa peal olev inimene, on väga tore. Kui te ei ole ise see, siis on teil ehk kõrval selline, võib-olla see sama hingesugulane. On teie kõrval ka see, kes aitab teil rahaasju kontrolli all hoida, et enne palgapäeva ei oleks näpud põhjas, et ei teeks emotsiooni oste. Ja maagikaart on muidugi, minu jaoks on maagikaart kõige võimsam kaart tarokaardipakis. Sellepärast, et maagikaart võimaldab enda elu kujundada iseenda soovide järele. Maagikaardis saab manifesteerida endale absoluutselt kõike. Et maagikaart on selline kaart, mis annab teile võimaluse suurelt unistada. Annab teile võimaluse istuda maha ja panna kirja, milline on teie tulevik teie meelest, mida te sooviksite nagu enda ellu, kus kohas elada, millist tööd teha, kui palju teenida, kuidas välja näha, võib-olla sedagi, millist soengut kanda. No ma ei oska öelda, mida kõike inimene võib veel soovida. Ainus tingimus maagikaardis on see, et tuleb olla täpne. Tuleb olla väga täpne selle kaardiga, sellepärast, et kui te lihtsalt soovite endale head elu, no siis maag teile selle annab, aga kui te ei täpsusta, siis ta võib anda teile selle hea elu, mis on tema meelest hea ja see ongi kindlasti teile hea, aga see pole võib-olla päris see, mida te olete soovinud. Et soovite näiteks endale uut kodu, siis kindlasti öelge, kui suur see kodu on, kus kohas see kodu asub, mitu tuba sellel kodul on, mis värvi ta on, milline on tema katus,
Ühesõnaga, pange kõik üksikasjalikult kirja. Vot te olete ju unistanud millestki, pange nüüd oma unistused kirja, sest maagikaardiga on võimalus, et teie unistused täituvad. Ma ei saa teile öelda seda aega, kuna universumil ei ole aega. Universum ei tegutse nii nagu meie, et oma ajaraamis. Meie oleme siin piiratud, aga universumil on mingi oma aja arvamine. Et ma ei saa öelda, et see nüüd juhtub vot sellel reedel. Vot sellel reedest hakkavad teie asjad minema just täpselt nii, nagu te soovite. Aga ma olen märganud seda, et kui maagikaardis endal panna kirja ja see lihtsalt ära unustada, et siis need asjad hakkavad vaikselt täituma ja teil tulevad need siis meelde, kui need on nagu täitunud. Et soovitegi endale uut kodu ja ühel päeval elategi just täpselt sellises majas või näete seda kuulutust, et see maja on müüa ja teil on olemas see vahendid selle maja või selle kodu soetamiseks. Vot siis teil tuleb meelde, et vot sellel nädalal ma soovisin seda ja näete, see on nüüd olemas. Et seda ei ole mitte ainult minu elus, seda on ka paljude teiste elus varemgi juhtunud, et see ei ole mitte mingisugune ime, see lihtsalt on maag ja maag ongi imeline. Et mina soovin teile sellesse nädalasse imelist pidu. Võtke vastu see tunnustus, mida teile jagatakse ja soovige maagikaardiga endale just sellist tulevikku, nagu teie näete, et teil võiks olla. Olgu teil üks imetore nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka pöial üles, like, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.